Võib krohvist lõhnav, võib väga vana, võib puust, võib klaasist olla koolimaja, kuid koolinägu pole see, mis ees, vaid hoopistükkis see, mis kooli sees. Üks klass on kooli silm ja teine kõrv, on iga õpilane närvirakk, mis õrn. On õpetaja välisärritaja ja seda ongi närvidele vaja. Et koolinägu püsiks ikka virge, et läbi aja, päeval kui ka ööl, teaks iga närvirakk, et süda lööb. Ei tea me praegu, kuhu ükskord saame, kuid kindlasti me koolinägu jääme. Tere, kallid lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Alustame Tallinna Kunstigümnaasiumi 12. klassi lõpuaktusega. 11. klassi poolt esitab Angelina Koh laulu Päikseta, teda saadab Märt Sults. Kui suve ajal päikest pole, kui suve ajal päikest pole, kallis ära ole kurb. Kui suve ajal päikest pole, kallis ära ole kurb, sest kõik, mis meie õnneks vaja, see on armastus. Sind leida võib õnnetuna, kui kaunis lillekõis ja päikseta võib õnnestuda, läita südames tuli. Ka päikseta võib suve tunnet tunda, ei hooli me, kui must on maa. Ka päikseta võib suve rõõmu tunda, ka päikseta, kuni oled minu kõrval sa. Kalli kinge me ei vaja, raha eest teeb rahu sa. Parem kingi mulle aega ja ole täna minuga. Ka päikseta võib suve tunnet tunda, ei hooli me, kui must on maa. Ka päikseta võib suve rõõmu tunda, ka päikseta. Tähtsam veel kui lumehelbed ja särav küünlalled on su mõtted helevolge, su silmade sädeme. Päikseta võib suve tunnet tunda, ei hooli me, kui must on maa. Ka päikseta võib suve rõõmu tunda, ka päikseta, kuni oled minu kõrval sa. Sõna tervituseks saab 11. klassi poolt Evelin Oll. Kool sai läbi ja sai nagu see hirmus kiire mai.
ma pean tundma rõõmu, ma pean tundma õhku, aga ma tunnen ikka veel seda meeletut rõhku. Ma ei tunne veel seda õiget elu, kuid mu hing on täis seda meeletut segu mu ootustest, segu mu soovist, nagu ma kunagi söögile jooksin hoovist. Aga olgem õnnelikud kui lapsed, sest meie õpetajad on teinud meist need, kes me oleme. Nad jäävad samaks, nad jäävad kauaks. Peaasi, et meie mälestused neist igavesti laulaks. Ning ma soovin nii enda ning kogu meie klassi poolt palju-palju õnne teile. Mõndadel oli see tee natuke pikk, mõndadel lühem, mõndadel oli raske, mõndadel oli kergem, aga kes tahtsid, kes leidsid endas jõudu, jõudsid lõppu ja ma soovin teile ilusat suve ja te olete tublid. Aitäh! Sõna saab Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults. Tere tulemast, kallid lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Kallid lõpetajad, mul on väga hea meel olla teie ees ja mul on ka väga hea meel, et mul oli selline võimalus olla 1 aasta teie direktor, ehk siis minu esimene aasta. Ja ma usun, et te sellel aastal olete mõelnud minust siis nii häid mõtteid, kui ka mõnikord kirunud. Aga iga siis muudatus, ka siis minu saamine koolidirektoriks toob kaasa muudatusi ja eks see siis aasta meil ongi niimoodi muudatuste võtmes läinud. Ja mina ei ole kunagi tahtnud teile midagi halba ega teid kiusata, vaid kui ma nüüd järele mõtlen, siis minu soov oligi teile süstida seda kohusetunnet, mis on nii oluline edaspidi, kui te lähete ülikooli või kui te lähete ka tööle, et tööle ei saa lihtsalt mitte minna, et järgmine päev ei olegi kuskile minna. Et see oli üks minu siis selle aasta nii-öelda fookus ja eesmärk teid kasvatades. Ja teine mõte siis mul oli ikkagi see sisukus, see gümnaasiumi sisukus, mida ma siis soovisin, et te saavutaksite 12. klassi lõpuks. Nii, kallid õpetajad, teid ma tahan tänada selle tohutu töö eest, mis me selle aastaga ja mis te ka varasemate aastatega nende õpetajatega olete teinud, sest me teame väga hästi, kuidas me oleme õpetanud 2 või 3 õpilast klassis. Ja siiski siin nad on kõik, et suurepärane töö on ära tehtud ja ma arvan, kõik me teenime seda suvepuhkust, mis nüüd tuleb. Kallid vanemad, ma ei kujuta ette, mu laps lõpetas just lasteaia, teie lapsed lõpetavad gümnaasiumi. Teie ees ei ole enam laps, ei lasteaia lõpetaja, ei põhikooli lõpetaja. Teie ees on gümnaasiumi lõpetaja, noor, kellel on lai silmaring, kellel on teadmised, kellel on enese kriitiline mõtlemine, arvamus. Kuulake neid. Kui nad tulevad see 1 või 2 korda aastas teie käest nõu küsima, siis ärge kohe neile võib-olla isegi vastake. Las nad siis mõtlevad ja arutavad ja nerveerivad ja muretsevad ja lõpuks leiavad ikka alati selle õige lahenduse, mis tundus ka teile kõige õigem. Et ise ma tean küll seda, et mina sain niimoodi kasvada. Ja praegu mõtlen, et mõned valikud oleks võinud olemata olla, aga mind nende valikute tegemisel ei takistatud. Ja võib-olla seda oligi vaja, et jõuda sinna, kus ma praegu olen. Kallid lõpetajad, ma soovin teile suurepärast päeva. Te näete kõik väga head välja. Ja nautige seda, see on teie päev, mitte kellegi teise päev. Te olete selle ära teinud 12 aastat gümnaasiumi lõpp. Kallid vanemad, ma soovin teile palju rõõmupisaraid, sest neid kindlasti tuleb. Ja õpetajatele soovin ma suurepärast ja pikka ja põhjalikku suvepuhkust. Aitäh! Sõna tervituseks saab Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid.
igavene häda on see, et mikrofonid on alati liiga madalal. Üldiselt vähe kergema noodiga alustada, siis elus on, mulle tundub, 2 võimalust ennast korralikult üles lüüa. Üks on keskkooli lõpetamine, teine on pulmad. Et ilmselt kostüümide ja ülikondade valikul pühendatakse siis nagu kõige rohkem tähelepanu sellele. Aga millest ma teile tahan rääkida on see, et ma mõtlesin, ma tahan öelda midagi sellist, mis teile ka meelde jääks. Sellepärast minu poolt 3 sõnumit, mis olid samad, mis ma rääkisin teie 9. klasside koolikaaslastele, kes alles lõpetavad siis 9. klassi ja hakkavad alles gümnaasiumisse minema. Esiteks ma tahan öelda seda, et absoluutselt kõik on võimalik. Et ärge kunagi laske endal kellelgi rääkida teile, et midagi ei ole võimalik. Ma ei tea, kui te veel mäletate, selline poplaulja nagu Robbie Williams on olemas. Nüüd on vähe paksaks läinud, aga oli üks edukamaid artiste kunagi Euroopas. Ja tema käest kunagi küsiti, et mida sa nagu mõtlesid 90. keskpaigal, kui su karjäär oli sellises suures mõõnas ja nii. Ta ütles, et teate, ma olin siis täiesti hull. Ma uskusin, et kõik see, mis pärast juhtus, päriselt juhtub. Et tegelikult ongi nii, et Eestist on võimalik saada sama suureks nagu näiteks Arvo Pärt. Või on võimalik olla järgmine Tüürer ja teha sellist graafikat, mida inimesed õpivad veel 500 aasta pärast või 1000 aasta pärast. Või on võimalik kirjutada selline laul, mida kogu maailm teab. Või on võimalik saada sama edukaks ettevõtteks nagu Steve Jobs. Või on võimalik, ma ei tea, võita Oscar. On võimalik võita olümpiamedal. Kõik on võimalik. Ja kõigi inimestega maailmas on võimalik tuttavaks saada ja asju koos teha. Teiseks, kuna mina ise olen väga pikka aega olnud ettevõtluses, enne kui ma tulin siia linnaossa tööle, siis loomulikult iga kord, kui mul on võimalus rääkida nooremate inimestega, kes alles teevad oma valikuid, siis ma alati panen neile südamele, et kaaluge ka seda valikut, kuigi tänapäeval vist kõik on osaühingud, mulle tundub. Eriti kunstnikud ja sellised vabakutselised inimesed, aga kindlasti mõelge selle peale, sellepärast, et mitte ükski teine roll ühiskonnas ei anna teile nii palju vabadust ja nii palju võimalusi oma elu korraldada täpselt selliselt, nagu te ise tahate. Et mul ei ole kunagi olnud, või viimased 10 aastat ei ole mul olnud mingit ülemust, keda ma pean kannatama või kolleege, keda ma pean taluma. Et ma ise valisin oma kolleegid, ise valisin oma kliendid. Kindlasti mõelge ka selle peale. Ja 3. asi, mida ma tahan öelda, on see, et mulle tundub, et nii palju, kui ma olen vaadanud, kõik need inimesed, kes elus päriselt milleski läbi löövad, on nad siis näitlejad või muusikud või poliitikud või ettevõtjad, nad teevad seda, mida nad nagu päriselt tahavad teha, mida nad südames soovivad teha, nad ei lase endale selgeks teha, keegi ütleb, et sa pead tegema nii või teisiti, nad ei kuula, nad lähevad nagu oma teed. Et see on väga oluline. Ja praegu, kus te olete noored, ma arvan, et teis on kõige rohkem sellist enesekindlust, et ma tean, mida ma tahan. Teadke, lihtsalt tehke. Alati tuleb neid, kes kritiseerivad. Ja neid ei ole vaja tingimata nagu alati kuulda võtta. Lapsevanematele muidugi on suur asi. Minul ei ole veel lapsi, et ma ei kujuta ette, mis see tähendab ühe lapse kasvatamine nii kaugele, et juba lõpetab keskkooli, et gümnaasiumit, ma arvan, et see on suur asi. Ja kindlasti õpetajad, et ma arvan, et see on, kui ma oma õpetajatele mõtlen, see on tohutu töö tegelikult, mis tehakse ära koolis, et ühest väikesest inimesest saaks selline mõtlev inimene, kes on valmis astuma ellu, et see on väga suur töö. Ma tänan teid kõiki ja ma loodan, et mul on ka väike panus anda sinna, et te kunagi uhkusega ütlete, et ma õppisin Põhja-Tallinnas. Aitäh teile! Meie lõpetajad esitavad laulu sõpradele ning seejärel saab sõna Gwendolyn Karina Lauri.
kallid õpetajad, direktor, klassikaaslased, sõbrad, tuttavad, sugulased ja kõik, kes täna kohale on tulnud. Mul on au pidada lõpukõne, kuid selle kooli ajal õppisime ühte asja ja see on väitlemine. Ning minu väitlustiimis oli minu ülesandeks alati teha lõpukõne. Ja lõpukõne on minu jaoks midagi, mis on viimane võimalus, kuidas päästa kas oma tiim või kuidas teha oma tiim just kohtunikule meeldejäävaks. Ning kuna ma tahan teha meie klassi väga meeldejäävaks kõigile, siis ma pean oma lõpukõne gümnaasiumis samamoodi, nagu ma peaksin seda väitlustel. 12 aastat koolipinki oleme me rühkinud, kuigi mitte alati kõik koos, meid kokku tõi Kopli kool, kelle jaoks see oli kindel valik, viimne õlekõrs või abi, õpetaja Grau, kellel palun siinkohal tehke nüüd aplaus. Meid avasüli vastu võttis, mida iganes me tegime, viimasele minutile lükkasime. Oli see kontrolltöö Siimannile või referaat Paloverile. Oih, vabandan, et minu oma kunagi ei jõudnud lauale. Me tegime palju vigu, avaldasime arvamust. Õpetajad, vabandust me palume, kui midagi väga lolli tegime, sest pange astumisi ette tuli tihti. Vabandame, kui tundidest viilisime, hilinesime või puudusime, sest ega me meelega, me proovisime, tegel ka. Teid täname, armsad õpetajad, et me pead tarkustega täitsite. Ei, me ei lähe kuu peale maad kaevama. Kallid klassikaaslased, me viimast korda koos veel. Selles koolis klassina seisame ja ma südames tänan teid. Ning mul on teile väike palve, et alati püsiksite valvel, et leida võimalusi, kuidas täita oma unistusi. Nähke vaeva päevast päeva, sõdige ja võidelge, sest kes ei riski, see šampust ei joo ning julge hundirindki on kõrge, jah kõrge ning kuulihaavleid täis. Tänan! Sõna saavad Brita-Maria ja Kai-Kati. Ja meie tahaksime omalt poolt ja kogu oma klassi poolt õnnitleda järgmiseid õpetajaid. Krista Kallas, kehalise kasvatuse õpetaja. Vene keele õpetaja Olga Kaskman. Fotograafia ja videoõpetaja Viktor Koškin. Bioloogia ja geograafia õpetajad Liisi Laimet. Muusikaõpetajad Anne Luukast. Joonestamise ja kunstiõpetajad Malle Maaritsat. Vene keele õpetajad Jelena
diferentseerivat siis matemaatikaõpetajad Virve Oimi, eesti keele õpetajad Helle Paloveeri, matemaatikaõpetajad Aili Pärnpuud, füüsikaõpetajad Priit Remmelgast, kunstiõpetajad Liane Rohtmäed, ajalooõpetajad Ain Siimanni, inglise keele õpetajad Kersti Skillerit, kehalise kasvatusõpetajad Tiiu Vändrikud, bioloogiaõpetajad Anu Vaharit, füüsikaõpetajad Kalev Muru, ja ka geograafiaõpetajad Aivo Simmot. Ja endist fotograafiaõpetajad Kaire Vilti samuti. Ja eriti suured tänud tahaksime üle anda meie 2 aastat meie direktoriks olnud Märt Sultsile. Ja meie verinoorele direktorile Mari-Liis Sultsile. Ja samuti sooviksime tänada inimest, kes on kõik need 3 aastat meie kõrval olnud, meid juhendanud ja kiitnud, laitnud. Krista Grau. Suur aitäh teile kõigile ja need 3 aastat läksid ülikiiresti lihtsalt ja ma arvan, et ma loodame, et meie jääme teile meelde ja teie kindlasti jääte meile meelde. Aitäh! Tegelikult me sooviks veel tänada neid, kes jäädvustavad meie aktust, ühesõnaga fotograafi Alice Järvetit. Ja Oliver Martin Grandi ja tema tiimi. Suur aitäh teile! Lõpetajate õnnitlemiseks saab sõna Märt Sults.
direktori käskkirja ettelugemiseks saab sõna põhikooli õppealajuhataja Piret Pilvik. Loen ette direktori 21. juuni 2016. aasta käskkirja. Õnnitlen 12. klasside õpilasi gümnaasiumikursuse lõpetamise puhul. Arvesse võttes aastahindeid ja sooritatud eksamite tulemusi, lugeda gümnaasiumikursuse lõpetanuteks ja anda välja gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele õpilastele. Hanna-Liisa Hauka lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest keemias, inimeseõpetuses, meedias, graafikas, lõputöö kiitusega, autasustatakse meenega. Maria Markiine Järvet lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest meedias. Kai-Kati Klaas lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste ees inimeseõpetuses ja muusikas. Hasel Grindpus lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest muusikas. Helena Langei lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses ja muusikas. Gwendolyn Karina Lauri lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses. Jekaterina Lihtina lõpetab 12. klassi. Johanna-Maria Liivamägi lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest geograafias, inimeseõpetuses ja kehalises kasvatuses. Kadri Margus lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest meedias ja graafikas. Marita Matsalu lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses, muusikas, meedias ja kunstiainetes. Anna-Liis Merimaa lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses ja meedias.
Juhani Kristjan Moilanen lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest meedias, lõputöö kiitusega autasustatakse meenega. Merilin Müller lõpetab gümnaasiumi. Ramisa Priimägi lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inimese õpetuses. Krister Rakki lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest meedias. Heidi Roosileht lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inimese õpetuses. Andre Sillari lõpetab gümnaasiumi. Kevin Simson lõpetab gümnaasiumi. Johanna Elisabeth Taaler lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest keemias, majanduses ja meedias. Kaur Veskilt lõpetab gümnaasiumi. Brita-Maria Õitspuu lõpetab gümnaasiumi, autasustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inimese õpetuses ja meedias. Õnnitlen kõiki lõpetajaid. Kool tänab lõpetajate pikaaegset klassijuhatajat Krista Kraud. Ja veel üks laul kõlab õpetajate esitluses.
Sellega on meie pidulik aktus lõppenud. Lõpetajate õnnitlemine ja pildistamine toimub koolimaja ees. Palume lõpetajate väljumiseks külalistel püsti tõusta.